Taasohvristumine on traumast põhjustatud reaktsioonide taaskogemine, kui puututakse kokku situatsioonide või teguritega, mis on sarnased kogetud traumale. Taasohvristumine ehk teisisõnu retraumatiseerumine tähendab, et inimene kogeb oma varasema trauma tõttu või sellega seoses käesolevat olukorda traumeerivalt. Seda isegi siis, kui olukord objektiivselt hinnates ähvardav või hirmutav ei pruugi olla. Aga see on siiski mingit moodi sarnane toimunud traumale. Näiteks võivad olla taas traumeerivad raskete sündmuste aastapäevad, uued traumeerivad kogemused, kellegi teisega juhtunud, aga ka meedias nähtud õnnetused. Tuleb kohe ära öelda, et traumakogemuse meenumine iseendast ei ole uuesti traumeeriv. Teeme vahepõike traumamälu toimimisse. Sageli on traumeerivast kogemusest tekkinud mälujälg fragmenteeritud ehk lünklik, ajaliselt nii-öelda dateerimata, puuduliku kontekstiga ning sageli talletatud ilma sõnadeta. See kõik tingib selle, et tahtlikult meenutada ja rääkida juhtunust on pigem keeruline, aga tahtmatu meenutamine toimib jälle liigagi hästi. Viimane tähendab, et osad juhtunud detailid võivad meenuda aistingute või kujutluspiltidena pealtnäha juhuslikel momentidel ja seda on tahtlikult kontrollida justkui võimatu. Tahtmatu trauma meenumine on enamasti subjektiivselt ebameeldiv ja raske. Aga see on viis, kuidas traumamälu töötab. Traumamälu aktiveerub teatud vallandajate esinemisel ja inimene taas kogeb detaile või aspekte juhtunust. See iseendast ei ole taasohvristumine, vaid see on juhtunud trauma meenumine ehk siis mälestuse taaskogemine. See tähendab, et kui me traumeeritud inimesi aitame või nendega suhtleme, siis me ei pea arvama, et rääkides temaga lugupidavalt ja arvestavalt tema kogemusest, me retraumatiseerime teda. Vastupidi, rääkides sellest tasakaalukalt ja tema tundeid arvestavalt, saame anda talle toetava ja edasiviiva kogemuse, et traumast on võimalik taastuda. Kui aga räägime taasohvristumisest, peame silmas seda, et midagi käesolevas hetkes tingib varasema trauma tõttu või sellega seoses kogemusi, mis omakorda mõjuvad traumeerivalt. Ehk siis lihtsalt öeldes, olemasolevale traumale lisandub traumeeriv kogemus. Võtame näiteks sõja eest põgeneva inimese abistamise sihtriigis. Oletame, et ta satub infosulgu ja tal ei õnnestu saada vajaminevat abi oma elu korraldamiseks. Sõjakogemuse baasil, milles on olnud keskmes hirm, teadmatus, lootusetus ja õud, võimendub see kogemus paaniliseks ja lootusetuks hirmuks tuleviku ees. Kui ilma eelneva traumakogemuseta inimesele oleks see vaid häiriv olukord, siis sõjatraumaga inimesele võib see osutuda taasohvristavaks kogemuseks. Või näide meditsiiniasutusest, kus patsient peab vastama detailsetele küsimustele temaga juhtunud väärkohtlemise kohta ruumis, kus viibivad kõrvalised isikud. Eneseväärikusest ilmajäämise kogemus osutub nii-öelda lisanduvaks traumaks. Taasohvristavad on sellised olukorrad ja protseduurid või ka inimeste käitumine, mis ei arvesta traumakogemusega inimese vajadustega või neid vajadusi isegi väärkohtlevad. Taasohvristamise viisid võivad tuleneda süsteemist ehk kuidas meil asjad käivad või inimeste vahelisest suhtlemisest, kuidas suhtutakse ja seda väljendatakse. Näiteks võib taasohvristavat käitumist tingida mõni süsteemis toimiv reegel, töötaja isiklike ressursside puudulikkus trauma väljendustega parasjagu tegeleda või oskamatus suhelda. Siinkohal võib eristada teadmatusest tekkivat tahtmatut ning väärkäitumisest tingitud taasohvristamist. Vahel ei tulda selle peale, kuidas traumat kogenud inimene võib olukordi tajuda ja millised tema vajadused on, aga vahel neid teadmisi eiratakse kas hoolimatusest või lausa meelega. Meelega või mitte, igatahes on selge, et tulem, traumat kogenud inimene saab halva kogemuse osaliseks, on sama. Seega, teadlikkus traumast ja selle mõjudest ning valmisolek seda teadmist arvestada oma igapäevatöö käigus on see, mis viib meid traumateadliku kohtlemiseni. Muuseas, lisasime töövihikusse ka harjutuse, mis aitab sul oma tööalaseid olukordi ja suhtlusviise analüüsida. Lõpetuseks tahan ma lisada, et traumateadlikkus ja seal sees ka taasohvristumise vältimise põhimõtted ei ole midagi uut ega innovaatilist. See on lihtsalt üks killuke inimlikkusest ja hoolivusest.